Tere! Mina olen Eija Aus ja sa kuulad, vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna mina olen väga-väga rõõmus, sellepärast, et mul on siin üks külaline, keda ma olen nii kaua saatesse igatsenud. Tere tulemast, Sveta Grigorjeva. Tere, tore, et kutsusid. Ma olen vaadanud neid osasid ja mõelnud, millal minu kord tuleb. Nii et tore, et see on mõlemapoolne igatsus olnud. Lahe. Võib-olla siis, kuna meil on nii palju erinevaid kuulajaid erinevatest maailmadest, erineva lugemiskogemusega, lugejatele, kes ei tea sinust palju, kes sa oled? Kust tulid? Kes sa oled? Kust tulid? Miks istud siin? Mina olen Sveta Grigorjeva. 2 meediumit, milles ma põhiliselt tegelen, on tants ja tekst. Ja kuidagi enesele üllatuseks ma hakkasin mingi hetk kirjutama just luulet. Ja aastal 2013 mul tuli ka raamat välja, mis on toredasti meiega samas värvis. Neid küll enam kuskilt ei saa, need on täitsa nagu läbi müüdud. Kes kardab Sveta Grigorjevat debüüt. Nagu te näete, siis ta on selline mõnusalt imeliku kujundusega ja põhimõtteliselt siis Maris Kaskman kujundas. Ise võtsime vanad makulatuuri minevad raamatud ja rebisime gaasi, et põhimõtteliselt igaüks sai endale oma originaalse Kes kardab Sveta Grigorjeva. Ja tore oli muidugi see, et kui esimene trükk oli vist 200 raamatut, mis on selline inimestele, kes ei tea võib-olla, kuidas need tiraažid käivad, siis luulet ei ostata nii palju ja kui sa oled selline tundmatu nimi, siis see 200 ongi väga hea siuke alustuseks. Aga see müüdi õnneks läbi, õnneks ja kahjuks, sellepärast, et siis pidi hakkama uuesti käsitööd tegema. Et selles mõttes oli see nagu korraga tore ja selline, et olgu, nüüd peab jälle minema, nüüd peab manuaaltööle. Ja see siis omal ajal ka tekitas sellise paraja furoori, et küll sõimati mind naisluuletajaks, küll sõimati mind mitteluuletajaks, et kas naine ikkagi tohib niimoodi kirjutada, et eks oli seal ka selliseid vängemaid tekste, mulle meeldib vägisõnu kasutada, võib-olla nüüd vähem natukene, et natuke täiskasvanumaks on nad saanud, aga siiski meeldib endiselt vägisõnu kasutada. Ja eks ta nagu mulle üllatuslikult tõesti kuidagi läks siinsetele lugejatele ikkagi peale, mis on, ma arvan, igale alustaval autorile väga oluline. Aga tagantjärele ma saan nüüd olla, nii tore, et on olemas, aga tol hetkel ma mäletan, ma olin küll nagu issand jumal. Miks kõik räägivad sellest ja nii kirglikult, et miks on inimesed, kellele väga meeldib see raamat ja inimesed, kes absoluutselt vihkavad raamatud. Ja ma arvan, siiamaani on inimesi, kellel on nagu selliseid ambivalentseid tundeid selles osas. Et jah, võt. Ja siis tuli American Beauty 5 aastat hiljem, sest ma olen väga kiire kirjutaja ilmselgelt. 5 aastat hiljem tuli veel siis Frankenstein üle-eelmisel aastal. Nii et jah, ma olen selline, pigem siis kirjutan luulet, aga proovin ka vaikselt ikkagi kirjutada ka proosat. Et mitte, et kuidagi proosakirjandus minu tähendaks midagi sellist, et nüüd sa oled kirjanik, et ma arvan, luule on sama keeruline, teistmoodi keeruline. Aga siiski tahaks nagu erinevaid žanreid selles mõttes katsetada nendega. Vot, see on siuke lühi kokkuvõte sellest, et kes ma olen. Siiamaani kirjutan ja ma arvan, et täitsa normaalselt kirjutan. Sul ilmus ka artiklikogumik. Ilmus artiklikogumik ka üle-eelmise aasta lõpus. Gliitor on anarhist ja selle läks ka täitsa hästi, et sai Kulka auhinna ka essee kategoorias ja see võtab kokku siis mu erinevad arvustused. Ma olen ka arvustusi kirjutanud omajagu ja arvamusartikleid ja ma kuidagi nagu võtan, ma ei saa öelda, et mulle meeldib hullult sõna võtta, aga tihtipeale mulle tundub, et ühiskonnas on mingisugused teemad või punktid, mille suhtes võib-olla mul on mingisugused teatud tunded või teadmised, mida ma tahaks teistega jagada. Ja selles plaanis ma mõtlesin, et nüüd on
päris hulk artikleid juba koos, et saaks tegelikult sellest nagu kogumikku. Ja kuna Eesti kirjanduses või ka üldiselt võib-olla maailmas ei peeta heaks tavaks panna oma nägu kaane peale, siis mõtlesin, mina kindlasti just seda nüüd teengi. Et nüüd on aeg panna oma nägu kaanele kõikidele konservatiivsetele meestele hirmuks ja provokatsiooniks. Nii et ja pealkiri oli ka muidugi selline, mille kohta ise ütles, et no päris huvitav pealkiri. Glitter on anarhist. Just. Et selles mõttes, et aga ma olen mulle tundub, et mulle väga meeldivad raamatute pealkirjad, mis tõesti nagu kutsuvad mind või kuidagi nagu peatavad mind. Et mulle tundub, et raamatukujundus on oluline, muidugi sisu on kõige olulisem, aga kui sa tahad ikkagi kuidagi sellest sellist esteetilist artefakti teha, mulle tundub, et väga oluline ikkagi, et see kujundaja saab aru, millest see raamat räägib ja kuidagi tajub seda keskset sellist biiti, et Keskardab oli siuke punkraamat ja see näebki välja natuke nagu selline turust läbi tulnud punkraamat. Ja Glitter anarhist on feministlik ja ma arvan, et see selline naise nägu kaane peal ei ole mitte midagi veidrat tegelikult, ega mitte midagi sellist valehäbi peaks olema. Ja just kui, eks ju. Ja ma arvan, see on just täiesti normaalne asi, mida teha. Aga naistele tihtipeale inkrimineeritakse seda, et Ehinegi kohta Kristiina, kui palju ta on pidanud arvustustes vähemalt kuulma seda, et kui palju ta ikkagi meeldib endale ja kui palju talle ikkagi meeldib endast kaante pealt näha ja sellise mina. Ja ma olen tihtipeale mõeldud, aga kas meeskirjanikele kuidagi läheneme niimoodi, et selles samas Glitter anarhistis ma kirjutan ka, et kas keegi Lauri räpile ütleb, et issand kui egoistlik, et ei ütle ka seda, et mees oskab ennast müüa, sest see on just kui normaalne. Aga kui naine oskab ennast müüa, siis see on ikka väga kahtlane. Et me ei tohi nagu tihtipeale naistena kuidagi olla sellised silmapaistvad, säravad, enesekindlad, sa pead ikkagi olema selline alaandlik, pigem kuskil selles mõttes kööginurgas olema, vaikne, tore naine, eks ju, kes hoolitseb kõige eest. Ja mulle tundub, et miks mina tihtipeale nii oma luules, kui loomingus ette olen jäänud, siis ma tulen ja ütlen, et aga tihtipeale ma ikkagi meeldin endale. On teisi päeviga olemas, aga tihtipeale ma meeldin ja oh my god, uskumatu. Ja ei ole nii, et kogu aeg päevast päeva, mõtta issand, kui vahva ma olen. Ei, teisuguse päevin ka, aga üleüldiselt ma olen sellist internaliseeritud misogüüniat nagu vetostanud ja see on ka töö iseendaga, sest et mulle tundub, et naistena me oleme alati varmad olema oma esimesed ja kõige karmimad kriitikud tegelikult. Ja siis sinna juurde veel avalik foor, mis nagunii, kui sa oled vähegi selline julge enesekindel, on kohe valmis sul päid maha võtma. Et mulle tundub, naisena on väga oluline ennast ikkagi olla endale see kisakõri tüdruk ja siuke cheerleader, kes või siis ka omada sellist nagu kas või sõbrannad või sellist kogukonda, kes vahepeal tuletab sulle meelde, et kuule, asi tegelikult ei ole üldse nii hull ja üldse kuula neid inimesi. Et õnneks see tugistruktuur mul on ka ikkagi olemas. Aga ma arvan, oluline on see, et ma ise olen pidanud tegema seda tööd, kus ma tegelikult olen hea kirjanik. Ja on okei osata vastu võtta ka tegelikult kiitust, sest tihtipeale, ma ei tea, võib-olla, kas sina oled oma loomingus või tagasisides märganud, et väga keeruline tegelikult on mingil hetkel nagu vastu võtta seda, et keegi tuleb, ütleb, et su kirjandus on nii oluline mul olnud ja see on nii lahe, see on mingi aga tegelikult täpselt vahetame ruttu teemat, sest et mis mina, et tekib kohe selline väga veider olukord, et sa nagu, aga jah, seda peab ka tegelikult õppima ja seda on mul vanemad kirjanikud öelnud, et tegelikult sa pead kiitust ka oskama vastu võtta. Aga ma tahame keskenduda või ei taha, aga kuidagi keskendume sellele negatiivsele, et see nagu isegi kui näiteks 100% 80% on positiivsed arvustused, 20% on negatiivsed, siis sa automaatselt kuidagi reageerid ja keskendud ainult sellele 20%. Samal ajal siin on hunnik inimesi, kes on nagu armastavad seda, kellel on see nii oluline ja siis on nagu mingisugune osa ja siis, aga miks ma suunan oma energia siia. Et siis ma olen õppinud ka seda, et ma ei anna nendele inimestele seda oma aega ja energiat, et ei, muidugi kui on konstruktiivne kriitika, see on teine asi, aga nagu keda on lihtsalt siuke lahmiv ja saad aru, et eesmärk on lihtsalt nagu haiget teha, siis ma nagu, tegelikult mind kurvaks mõtlen, et miks üks asja peaks üldse nagu keegi kirjutama või, et jah.
nii, see on nüüd see, et väga kaugele juba läksin sinu küsimusest eemale, aga põhimõtteliselt jah, kirjutan, siis veel teen lavastusi aga kirjutamise juurde ma kuidagi jõudsin. Tahaks öelda hilja, aga nüüd, kuna ma panin suveks sotsiaalmeedia kinni, siis ma vaatasin oma vanu päevikuid. Ma väga päevikute kirjuta ei ole, aga mulle meeldis luulet kirjutada. Ja siis ma kirjutasin veel käsitsi, kui ma olin noorem. Ja mulle endale tundus, et ma ikka kirjutasin selliseid riimilisi, romantilisi luuletusi. Ja siis ma vaatasin, et aastal 2002 ma olin kirjutanud Iraagi sõjast riimiluuletuse. Ja siis ma mõtlesin, ei, ma olen ikka poliitiline luuletaja terve oma elu olnud. Kuidagi nagu, ja siis ma olin siis, ma ei tea, mingi 14 äkki või, ja juba siis ma tegelikult kirjutasin poliitikast, et see minu arust hästi huvitav, see üllatas mind, sest mul enda nagu mälestus endast oli hoopis teistsugune. Mõtlesin, et ei, ma kirjutasin, ma lugesin hästi palju Doris Karevat ja üritasin Doris Karevat järgi teha, aga siis kuskil ikkagi mingisugused noodid, et see huvi nagu laiema avalikkuse ühiskonna või see, mis maailmas üldse toimub, et see huvi oli kuidagi nagu juba siis olemas tegelikult. Ja see on nagu ka jätkuvalt, et ühiskondlik ja poliitiline luuletaja ja looja ma ikkagi olen ja pean seda ka oluliseks tegelikult. Siis kui mul tuli Tüdruku see romaan välja ja seal on ka hästi palju sellist nagu vihast erinevate teemade lahkamist, siis mul ka mitu lähedast küsisid, et mis see on, et see pole üldse sina, et sa ju kirjutad hoopis teistsuguseid asju, hoopis teistmoodi. Ja siis mul tuli meelde, et minu kõige esimene asi, mis mul kunagi avaldati, oli aastal 2003 Sirbis ja see on poeem menstruatsioonist ja mingist nagu... Ja siis mul on mingi, et aga mind on alati need teemad huvitanud, et tegelikult lihtsalt nagu, et ma vahepeal katsetan ka mingeid muid asju, aga et see teema on alati ma jaoks oluline olnud. Ja kui praegu ma mõtlen ka seda, et huvitav, kas see, kui näiteks naistele heidatakse, et teatud sellist nagu poliitilisus näiteks loomingus, kas see võib olla ka sellega seotud, et tihtipeale ikkagi poliitikast võivad huvituda ikkagi peamiselt mehed. Et see, ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, et ma jälle üks stereotüüp. Ja näiteks, eks ju, et see on ikkagi jälle mingisugune sfäär, mis tegelikult, et mis te naised ikka siin oskate sellest rääkida või sellega kaasa rääkida. Sest et kui ikkagi kirjutada rohkem sellist lüürilisemat laadi, pigem apoliitilisemat, kuigi ma ei usu ka, et apoliitilist teksti väga on olemas tegelikult, aga pealt näha justkui. Et see on ju ikkagi lubatud ja see saab mulle tundub ka palju vähem kriitikat. Aga võib-olla tõesti, nüüd ma tagantjärele hakkan mõtlema huvitav, kas see võib, kas sellega ikkagi seotud olla tõesti, et poliitilised mõtled, loojad ikkagi, et naise asi on ikka muude asjadega tegeleda. Eks see privaatsfäär, see on sinu sfäär. Tavalik sfäär, mis sa ikka sellest oskad rääkida? Võib-olla see on nagu üks osa sellest, aga jah. See on huvitav. Nüüd ma tahan kohe seda Sirbi menstruatsiooni poeemi lugeda. Tundub kohe nagu nii põnev. Aga praeguseks sa oled nii nagu täis karakter, et tõesti, et me tahame teada ühiskonnal, mida sina mingitest asjadest arvad ja me teame, et sul on see julgus lajatada ja nii. Aga et kui sa võrdled tänast Svetat sellega, kellel see esimene raamat ilmus, et kas sa juba siis olid see, kes sa oled täna või et... Kindlasti mitte, aga ma vahepeal isegi nagu, kui ma lappan seda raamatut, siis ma natuke nagu igatsen seda aega, sest mulle tundub, et mingeid filtreid mul, tänasel päeval ma ei julgeks enam neid tekste kirjutada, mõtlen küll, see on küll päris hullu, mis see veel on. Aga ma arvan, et see on hea, et oli aeg elus, kui ma julgesin sedasi olla ja tunda ja eks oligi intensiivne aeg elus ka ja valus aeg, aga kindlasti ma ei olnud valmis ikkagi jällegi selleks kriitikaks, mis tuli, eks ju. Ja ma ei olnud valmis selleks huviks selle raamatu või ka minu enda vastu. Et isegi tegelikult ka tihtipeale mind peetakse selliseks et ma olen hästi provokatiivne inimene. Aga mulle tundub, et ma ei tee otseselt midagi provokatsiooni enese pärast, see ei huvita mind üldse. Ja see ongi mind alati kuidagi nagu üllatanud see, et ma tean, et mingisugused tekstid võivad kutsuda esile reaktsiooni. Aga see, kui tugev reaktsiooni nad esitada, see alati ikkagi üllatab mind. Ja siis minul on alati huvitav olnud analüüsida seda, sest mulle tundub, et nagu kunstiteos tihtipeale
koosnebki sellest teosest ja tagasisidest sellele. Ja neid kahte nagu omavahel kuidagi nagu kõrvutades või analüüsides sa saad nagu aimu sellest, et noh, mis hetkel me praegu ühiskonnas elame. Et mis asjadest on võib-olla natukene vara veel või natukene nagu kahtlane rääkida. Või no jällegi see, et kas see, kes räägib, mõjutab seda, kuidas vastu võetakse või mis retseptsioon on. Et mis on, noh, mul tundub ka tihtipealt sõltubki kontekstist, eks ju, et räägiks mõni teine inimene, võib-olla see ei oleks olnud nii provokatiivne. Aga kuna räägib teatud nimega naine, siis on see võib-olla rohkem selline kahtlane. Aga kindlasti ma olen muutunud ja vahepeal jah, ma ütlengi, vahepeal igatsen seda sellist nii tugeva sellist valu konverteerimist kirjandusse. Päris seda valu ma enam ei tunne, õnneks. Ma arvan, sellega päris elada ei saa. Aga see, et oli olemas selline hetk, kus oli võimalik selliseid tekste kirjutada mul, ma arvan, see on hea ja see on ilus. Ja see, kui ma loen, ma tõesti mõtlen, issand, kui valus ja kui samas kui habras see autor on või need tekstid, kui haprad nad on ja kui vihased nad on. Et jah, aga noh, selles mõttes, mis ikka muutun küpsemaks, loed ikkagi asju juurde, eks ju, ma olen ikkagi suhteliselt suur lugeja ja noh, keel muutub, huvid muutuvad. Võib-olla see baas on jah, siiamaani see sama, et ma tahan ikkagi sellist imelikumat, imelisemat maailma kuidagi nagu rohkem nagu esile manada. Aga näiteks Frankiga juhtuski see, et mulle tundub, et siin ma võib-olla kritiseerin vähem. Ja siin on rohkem sellist nagu taatlust ikkagi nagu võimestada, taatlust natukene nagu ärgitada ennast lugejat, et kuidagi selle teistsuguse lahedama, avatuma, imelisema maailma selline manamise katse on rohkem Frankensteinis. Et selles mõttes ta on nagu rohkem ikkagi positiivsem raamat, mulle tundub. Kuigi nad on mõlemad, ma defineerin neid mõlemaid kui armastuse raamatuid, et mulle tundub, et keskne tunne on ikkagi nagu siin selline väga tugev armastus. Ja siin ma ei räägi üldse sellist romantilist suhetest, vaid armastust sellise nagu maailma vastu. Et kui American Beauty oli rohkem viharaamat, seda ma tunnen, et see oli väga, noh, tegelikult see võib-olla isegi vihase raamat kui see. Aga kes kardab Sveta Grigorjevna Frankenstein, need on sellised ikkagi ilusa valu pealt loodud. Ja, aga Franki on küpsem kindlasti. Ta on õnneks. Ma lõitku selle eest, kui kirjutad aastakümned raamatut, kirjutad täpselt sama, et see oleks päris hull. Aga õnneks ikkagi ma näen, et natuke ikkagi olen arenenud, et see on ka hea. Vahepeal ma ka üks tuttav selline kirjanik, ma võin isegi öelda, kes, kui meil siin American Beauty't, siis seda toimetas Maarja Kangro ja jumal, ta on nii karm kriitik, ta on nii karm toimetajaga. Ja siis ta mingil ütles, et kuule, et sa pead endalt natuke rohkem nagu nõudma. Et siis ma nagu mingi, alguses ma solvasin, ma olin nagu, mida? Aga siis ma mingi, tegelikult võiks enda rohkem nõuda. Ja ma arvan, Franki on juba see tulemas sellest, et vahepeal ka mul on juba jalaga tagumikku antud ja öeldud, et kuule, mina arene veits. Siis ma olen alguses solvunud ja pärast ma tegelikult võib-olla peaks jah natuke arenema. Et noh, hea on olnud, et vahepeal tõesti see nagu, et mul ei ole nagu lastud ära mugavneda, et kes kardab Sveta Grigorjevna see kriitikat nii palju, et seal ei ole seda, et kõik on, kirjandus on mind vastu võtnud nii vahva ja ma pidin nagu iga teosega alati kuidagi nagu valmis olema selleks, et seda kuidagi nagu ei võeta niimoodi avaseli vastu. Aga see on tagantjärele, ma tundnud, on hea, sest et võib-olla kui see oleks selline ovatsioonide saatel vastu võetud, võib-olla laisk nagu ma olen mõneti, siis võib-olla ma oleks siis ära mugavnenud ja tegelikult vahepeal see kriitika on ikkagi hea, et on, sest siis sa tahad nagu näidata nendele kriitikutel, teile ei ole õigus ja küll ma näitan teile veel. Ja seda ma olen, ma arvan, küll teinud, et näidanud, et ma ei kaare, et ma ei ole see, kes ühe korra siin plahvatas kirjandustaevas ja siis kaan ära. Sest seda mulle öeldud, mis me ikka siin väga nagu reageerime, et tuli, läheb täpselt sama kiiresti nagu tuli ja siis mõtlesin ka nii huvitav tagasiside. Aga ma ei lähe kuhugi ja ei olegi läinud siiamaani, nii et kriitikud, aitäh teile selle eest, mis te rääkisite. Ma olen endiselt veel siin, kus teie olete. Oot.
selle esimese raamatu puhul tõid välja seda haavatavust, et nii äge, et keegi, et sina niimoodi kunagi kirjutasid. Just mõni kuu tagasi üks maailma kirjanikest, no ma ei tea, äkki niisugune põlvkond, kes on 40-50 aastane, ma ei mäleta täpselt, kes see oli, aga õpetab ka vist USA-s või kusagil loovkirjutamist ja siis tema tõi välja, et praeguse aja nii suur traagika on see, et noored nii hullult karvavad cringe olla ja see, et kui sa midagi lood, siis varem oligi, et võib-olla sa kirjutasid vihikusse või sa lugesid ühele sõbrale ette või sa panid meili ja saatsid nagu mingi 10 sõbrale või niimoodi, aga et see praegu, et sa võib-olla teed avatud südamega, teed midagi, paned TikToki noore inimesena ja siis keegi lihtsalt tuleb, shoots you down, lihtsalt ütleb, et see ei kõlba kuhugi, sa oled nii cringe, nagu Mark võiks olla ja et siis ta ütleb, et see on praegu nii suur probleem, et noored lihtsalt ei julge ennast panna sinna haavatavasse kohta, aga see haavatav koht on see, kust tuleb see maagia, et kust me hakkamegi, kust kõik asi läheb veerema, aga et praegu on nagu nii suur hirm see, et ennast panna kuhugi nähtavale kohale ja hirm nagu lolliks jääda või kuidagi. See on väga kurb. Cringe olemine üldse kõige parem asi üldse ju. Kui sa ei ole cringe, siis mis üldse oled? See ei ole päriselt lahe, siis minu arvates on vastupidi. Cringe on just see, et sa oled see, kes sa nagu tahad olla ja sa julged kehtestada ja sa julged minna maailmast läbi ka sellena, kes sa oled. Et just cringe olemises on küll nagu mitte midagi sellist piinlikku. Pigem teistpidi just imelik on see, kus me nagu näitame ennast just sellena selliste teatud moodi edukatena või me ei julge olema sellised hästi kuidagi nagu fassaadi usku seda, et inimesed las näevad meid ainult selliste kas või õnnelikena või ma ei tea, rahakatena või edukatena. Et minu arvates võiks rohkem olla vabalt sellist cringe-lust, just nagu kõik cringe'iks. Absoluut, ma olen ainult selle poolt, et cringe oleks maailmas nagu asi, mida keegi kardaks. Aga jah, ma saan aru, noortel on see, et sa tahad nii palju kuuluda vaata sel hetkel. Et väga keeruline, et navigeerida selles maailmas, millest sa ei saa esiteks nagu eriti sotti ka aru. Ja siis veel ümberitsev see keskkond, kool või ma ei tea, mingisugused hobiringid, kus sa nagu, samal mulle tundub, et ikkagi pigem olla cringe. Ja ma nagu ei kardaks seda. Ja loomingus, ma arvan, ei tohiks karta seda üldse. Sest et siis, kui sa kirjutad nii, nagu sa arvad, et see on luule, see on proosa, see on tants, see on teater, siis minust see ei ole nagu tihtipeale üldse hea kunst. See on just selline, imiteeriv ikkagi, ta ei loo midagi uut. Ta ei loo midagi uut, mitte, et peaks sulle tulema originaalne. Mulle tundub, et me kõik imiteerime mingil hetkel ikkagi, loed mingit teksti, tahad kirjutada sarnaselt näiteks ja nii selle kaudu sa õpid ja selle kaudu sa saad kuidagi lähemale enda häälale, eks ju. Algselt me kõik imiteerime, aga mulle tundub, et siis tulebki valida nagu keda me imiteerime, et pigem imiteerida siis selliseid huvitavamaid ja vastuolulisemaid, miks mitte ambivalentsemaid selliseid karaktereid ja tüüpe. Aga jah, mitte karta seda sellist eristumist, seda ma ei ole kunagi kartud, mulle tundub. Et jah, ma isegi aru saan, et tegelikult see sama õiglusmeel. Mulle tundub, et ka mul on olulisem alati olnud just nimelt õiglus, kui näiteks vajadus otseselt kuuluda ja vajadus olla austatud või armastatud. Et kuidagi nagu, aga ma saan aru, et väga paljudel see on väga keeruline, et see vajadus kuuluda on nii oluline, et siis sa nagu pigem vormid ja mudid ennast teiste järgi, kui see, et sa nagu räägid nii või lood nii, nagu tegelikult su enda sisemus kutsub ja kisab ja tahab. Aga ma ise ikkagi ütleks, et ei kompromissidele selles osas. Ja see nagu tagantjärele sa saad aru, et see, et kui sa ütled ei kompromissidel on tegelikult alati õige vastus olnud. Et isegi tol hetkel, kui sa tunned, et kurat äkki ei olnud, siis ikkagi mõne aja möödudes saad aru oli. Et kompromissi ei tasu teha, millegagi ei loominguga, ei suhetega, ei mitte millegagi. Et see peab olla alati see, et kindel jah. Ja kui seal on juba mingi kahtlus, siis see on alati juba minust vastus küsimusele. Jah. Mul oli esimese raamatuga, mis ma kirjutasin, esimene romaan, kui ma olin 19, ilmus, kui ma olin 20 ja
siis seal toimetaja ütles, et jäta esimene peatükk välja. Et see on liiga unenäoline, see on liiga nagu metafooriline, see on nii keeruline, sa ei lase lugejad siia raamatusse sisse, et et seda on suht võimatu seda esimest peatükki lugeda. Ja ma olin nii noor, mulle tundus, et nemad ju teavad, kuidas raamatuid tehakse ja noh, et mina ei tea ju midagi, ma lihtsalt olen lugeja, väga noor lugeja ja hakkasin jonni ajama, mul oli mingi, et aga ei, see on minu jaoks kõige tähtsam peatükk raamatus ja noh, tegelikult tulemus ongi see, et väga paljud inimesed on öelnud, et nad jätsid selle pooleli, sest see esimene peatükk on nii raske, aga et vähemalt nagu ma ise saan selle raamatu kätte võtta ja öelda mingi, ma armastan seda esimest peatükki ja kui seda seal ei oleks, siis mis raamat see üldse oleks, aga et ma mäletan ka, et nagu see, nii noorena nagu seista enda kunsti eest, enda loomingu eest, mingi, et ma saan aru, et teie teate neid asju, te ütlete mulle, et meie teame neid asju, aga sorry, see on nagu, mina tegin selle ja ma tahan, et maailm näeb seda, mis mina tegin. Just. Ja isegi kui see failib, see on ikkagi sinu fail. Just see on hästi oluline. Mina lugesin seda raamatut, mina jätnud pooleli. Mulle väga meeldis see raamat. Aga võt see ma olen täpselt sama usku, et need on minu valikud praegu ja mina autorina seisan nende taga ja minu ütles see, mis tagajärg on, kas tõesti, kas inimestele ei meeldi, jätavad pooleli, see on, nojah, mul on nagu oluline see, et aga nad jätavad pooleli, sest et see on ikkagi minu valik olnud, et see, et ma ei ole ikkagi teinud neid need ei ole esimese valikud, mulle tundub, see on oluline, et sa seisad oma sõnada, sa seisad oma loomingu taga ja sest, et siis oleks olnud näiteks see, et inimesed oleks jätud võib-olla nagu nii pooleli tegelikult, et või siis vastupidi olnud mingi meeletu selline kiitus, siis oleks ikka olnud see tunne, et aga täpselt ei ole sinu raamat, et ma olen täiesti seda usku, et peabki tegema ise enda valikuid, aga see on muidugi see on sel hetkel raske, sest et tõesti sa ju usaldad kõiki neid inimesi, kes peaksid ju nagu teadma, et kuidas tuleb kirjutada ja loomulikult sa oled ise ka selline noor, siis veel selline avatud kõikidele sellistele autoriteetide arvamustele. Aga mulle tundub just see leida endast julgus ikkagi minna nagu lõpuni iseenda valituga, iseenda kirjutatuga on ikkagi kõige parem. Ja tõesti, kui see fail tuleb, see on sinu fail ja sa õpid ikkagi sellest lõpuks. Et kuidagi nagu mudida. Ja see on ka midagi hästi veidrat, et mudida ennast ka kuidagi loe sõbralikumaks, mis on ka kuidagi, ma ei tea, siis me tegeleme pigem, mulle tundub meelelahutamisega. See, võib ka hästi olla kvaliteetne meelelahutav teos, absoluutselt, mul ei ole midagi nende vastu ka. Aga kui me taotleme ikkagi natuke midagi sügavamat, siis ma arvan, et me ei tohiks karta seda, et mida lugeja, et mina tihtipeale, ma ei tea, kuidas sina, aga mina tihtipeale tegelikult lugejale luulet kirjutades ei mõtle. Arvustusi kirjutades ma mõtlen küll sellele teose autorile, sest et siis ma olen ikkagi dialoogis nii temaga kui tema potentsiaalsete lugejatega ja ma nagu ei suuda olla isegi, mulle tundub nii terav tihtipeale, kui ma olen oma luules, sest et ma tean, et ma praegu tegelen teise inimese tööga. Ma ei saa lihtsalt nagu lahmida ja seal on ikka mingi, ma olen ikka kultiveerinud sellist empaatilist lugemist. Aga oma luuletustes mulle tundub, et ma ei mõtle tihtipeale lugejale üldse, et ma pean iseendaga tegelikult dialoogi ja siis ma võin selles iseendaga dialoogis olles ükskõik mida kirjutada, filtrita, lajatada ja tore on see, et see on resoneerunud lugejatega. Aga mulle tundub, et hakata mõtlema sellele, kuidas nad seda küll vastu võtavad, on selline, ma tean, et seda tehakse, aga mina seda ei ole teinud. Ja ma arvan, et ma ei tee seda tulevikus ka. Et ka rääkides mingisugustest ühiskondlikest teemadest, ma räägin ikkagi iseendaga läbi selle teksti. Nüüd, et see oleks täpselt mingisugune teraapiline, kindlasti on seda ka, aga ma ei mõtle mitte kunagi selline, et mis nüüd äkki keegi arvab, mida vanaema põlvast arvab või mida minu ema arvab või mida poliitik arvab või et null, mind ei huvita. Et
ja siis samamoodi, kui tekst on valmis ja ta läheb laia maailma, tegelikult ega see, kuidas lõpuks inimene loeb seda, ei ole ka enam minu teha ega minu nagu ette öelda talle, kuule loe seda nii ja mina mõtlesin seda nii. Sest et ma ei tea, kuidas sulle ka tihtipeale, aga ma tunnen ka, et tekstid on ka päris tihti ka targemad minust olnud. Et see, et sa millega su intuitiivselt tegeled või seda dialoogi pead, selles tekstis on alati rohkem tähendusi, alati rohkem tõlgendusi kui see, mida sina tegelikult sellele tekstile praegu nii-öelda lood. Et selles mõttes on see nagu selline jah, et ta läheb laia maailma ja mul nagu ei ole tegelikult mingisugust kriitikutega ma võin ikka vaielda, eks ju. Aga lugejatega ma olen alati vastu võtnud kõik tõlgendused, mulle tundub, et see, kuidas keegi seda loeb, see ongi huvitav, ta kohtub selle teksti hoopis teisel kujul ja mind on alati huvitanud see, et niimoodi, et niimoodi võib ka seda teksti lugeda, see on pigem põnev. Ja, aga võt kriitikutega kuidagi mul ei ole nii, et oi, nii põnev. Arvasid, et totaalne crap nagu. Kuigi võiks ka seda kultiveerida rohkem, et räägime siis, miks sulle siis ei meeldinud see. Aga võtta kriitika räägib ka tihtipeale ju ka sellest teosega kohtujast rohkem, eks ju, kui teosest mulle tundub tihtipeale. Ja seda tuleb teadvustada, et ta räägib praegu endast. Sellest tekstist rääkides ta räägib tegelikult enda maitsetest, enda ootustest, stereotüüpidest, millest iganes. Ja siis ma ei saa nagu talle tegelikult ka selles mõttes, et heita, et kuule valesti ikkagi, aga vahepeal ma olen ikka vastanud küll, jah. Ma ei tea, kuidas sul on olnud, et kui sa oled saanud näiteks natuke negatiivsemat kriitikat, kas on tekkinud sul on, et nüüd ma läheks ikka ütleks talle või on selline, et ei, ma ei lähe sinna isegi. Oli tüdrukuse ilmudes oli väga huvitav, et seda keegi nimetas ka, et üks suuremaid nagu kirjanduslikke furoore, mis on Eestis alates Maria Underist tekkinud, et ma nagu sa oled vähemalt sama suuri furoore tekitanud, aga et see oli ka COVID-i alguses, nii et nagu kõik olid kodudes ja mingid sündmusi ei toimunud nii. Ja siis ilmus lihtsalt kümneid ja kümneid artikleid ja mingi üks päev kirjutab Postimees, siis teine päev vastab see Virginia Woolfi grupis, siis jälle vastab Postimees, siis jälle Virginia Woolf ja siis mingi keelekirjandus ja looming, et siukene nagu mingi tohutu plahvatus käis ja inimesed nagu siis oli veel mingid artiklid selle furoori kohta, ala Päevalehes, keegi pidi seletama inimestele, mis asi on üldsegi feminism ja kõik siukene ja mis minu jaoks oli hämming, et kui kuude viisi nagu see asi vältas ja nagu mingi klaasis torm, siis mitte korda ka ei küsinud keegi minu käest midagi. Nagu et mingi kirjutavad igal pool, ei aus ütleb seda, ei aus arvab seda, ei aus arvab seda, ei aus mõtles siin seda, ei aus siin mõtles seda, ei aus siin tegeles sellega. Mul on mingi, et ma on siin, te saate mu käest küsida. Ja siis mul oligi nagu nii raske see koht, et mul oli ka siuke tunne, et ma tahaks kirjutada mingi hullu essee, öelda mingi, et sina eksid, sinul on õigus, sa võid täiesti puusse. Aga et siis ka nagu arutasin teistega, et siis nad ütlesid ka, et ikkagi see autori surm ja et seal teksti juba maailma välja lasnud ja et ole siin mõgus ja vaata nagu, mis see tekst ise teeb. Ja et tõesti, et need inimeste enda kogemused seal, et siis ühe korra libastusin kusagil ühe kirjaniku seinal Facebookis, nüüd Facebooki vestlusi ma nägin ka jube palju, aga kus nagu just üks meeskriitik ajas nii loll liba, et ma lihtsalt... Postimees Alvar Loog või? Mihkel Kunnus kirjutas, et... tema ka kirjutas issand jumal. Et kõigepealt kirjutas mingi superhea arvustuse, et nagu Dostojevski ja nagu Kundera ja blablabla. Ja siis mingi ette muutis oma meelt ja ütles, et Õus tegi sellega tohutu karuteene Eesti naistele, sotsiaaldemokraatidele, feminismile. Ja mis tegid siis? Rikkusid elu meil ära kõik siin. Ja siis, jah. Ühe teosega. Jah, nii et nüüd... Tegelikult väga hea, nii võimas ikkagi loo ja autor, vaata, et kohe naiste, sotsiaaldemokraatil kõik võtsid kohe pinna alt ära, Nüüd on jama. Ja, nüüd see väga hea, Aga jah, tegelikult kui see nüüd kirjeldas, mul tuli isegi meelde, et mingeid asju isegi mina lugesin ja mõtlesin, et issand jumal, mis toimub. Et inimesed on hulluks läinud või et kas meil on nagu mingi COVID-i meeletus peal. Aga samal ajal vaata ikkagi on minust retrospektiivselt mulle tundub, et äkki sa jagad seda kogemust ka. Tegelikult on pigem ikkagi lahe.
et teos suudab tekitada furoori, tagasisidet, isegi reaktiivseid arvamusi. Päris kurb on ikkagi see, kui sa lood midagi, ei saa nagu mingi kõigil nagu saanest jaoks võin nagu olemata olla ja et päris selline looja ka ei taha olla ja mulle tundub ikkagi, kui teos suudab luua seda resonantsi, tähendab, et millelegi ta on osanud selles teoses millelegi osutada, mis praeguses maailmas või ühiskonnas tõesti tegelikult meil on oluline, millest me võiksimegi rohkem rääkida ja minu arust see on alati tegelikult tervitatav, kui me hakkame rääkima mingitest asjadest, sest meil on ikka tendents meestestena nagu ärme räägi millestki vaiba alla pühime kõik nagu, ärme räägi sellest, ärmegi toost, et pigem nagu lihtsalt oleme tasa. Et ilmselt see on ka nõukaaja draama, eks ju meil kõik, et pigem nagu teame, et elu jäämine tähendab seda, et oleme vait. Mitte see, et läheme ruttu, ma ei tea, mingit lippu kuskil lehvitama ja mulle tunneb, et mina ja sina olen täiesti vastupidid inimesed, et pigem on nagu see, et ongi julged olla, julged kirjutada, julged vastutada. Et aga jah, ma ütleks, et pigem on lahe see ja ma alati millest nagu otsin ka mingisugused teoseid, kes suudavad tekitada seda resonantsi. Sest et kui palju me ütleme üldse kirjandus suudab tänasel päeval üldse tekitada selliseid torme veeklaasis. Tihtipeale ei tekitagi, et need skandaalid või need mingisugused provokatsioonid toimuvad ikkagi mujal. Ja seda enam minu arust tervitatav on see, et looming, kirjandus suudab seda tekitada laiemat resonantsi. Ja see, kas seal omavahel feministid või mittefeministid või avalik sfäär kuidagi nagu tegeleb selle teemaga, mis on ainult hea, sest me räägime mingid teemad nagu lahti. Või me nagu mõtleme, et jaa, meil on see rääkimata või mis me sellest arvame. Ma arvan, see on ühiskonnana tegelikult vajalik. Aga jah, muidugi sellest sa saad nagu hiljem aru, kus tekib distants selle olukorraga. Sest ma kujutan, et selle keskel olla oli küll natuke nagu mingi, täpselt ongi, et ja see, mis on huvitav, ma lugesin hiljuti Ursula Le Guini ka nagu arvamusartiklite kogu Dancing at the Edge of the World, kus ta ka kirjutab arvustusi raamatu lõpus. Ja see on hästi huvitav, et ütleb, et kui on olemas need elusad kirjanikud veel, aga miks ma üldse ei suhte nendega, kui ma näiteks kirjutan arvustust või kirjutan ära, saadan talle näiteks mingi, kuule, mis sa mõtled sellest? Et kuidagi mul on nagu täiesti, mul midagi on see nii uudne mõtlen, tõesti, et on hunnik kirjanikud, kes on surnud, me ei saa nendega ühendust, eks ju, kui ma just sain see ei pea. Ma ei ole ka pidanud veel, aga vaatame, võib-olla on võimalik. Aga elusatega me saame. Ja tegelikult, aga see tekibki see, et mul ei ole aega või mis ta ikka arvab, aga tegelikult see on ka empaatiline loomine, empaatiline kirjutamine ja samale võttes on see, et kui sa oled teise inimesi kui suhelnud ja kas sa siis enam ei lahmida ka väga ei taha, siis sa pead reaalselt kirjutama konstruktiivselt, sa pead kirjutama nagu nii, et sa tead, et see inimene tegelikult, sa oled selle inimesega ühendus olnud, sa oled juba kuulnud võib-olla ta häält, sa oled näinud, kuidas ta kirjutab, tal on midagi sulle olnud öelda. Ja minu arust see juba muudab meie jaoks seda asja reaalsemaks, kui me lihtsalt nagu, kuigi Eesti on nagu nii väike, me võiks kõik teada üksteist ja kaudselt teamegi tegelikult, eks ju, aga rääkinud võib-olla ei ole kõikide loojatega. Aga minu arust see oli nii tore see Ursula Le Guini mõte, et tõesti, kui kirjutada arvustust, siis vahepeal suhelda selle autoriga, küsida miks sa tegid nii? Ja täpselt küsida. Täpselt ongi, et mis värk sellega on nagu, et kas sa päriselt mõtlesid seda nii, nagu mina seda praegu nagu tõlgendan või loen. Ja just see on jumala normaalne see dialoogi pidamine, aga meil on kuidagi ei. Ja see kriitikut võetakse ka, mis on huvitav, mida kriitilisem kriitik, seda nagu rohkem meil on nagu austus selle inimese vastu. Ja siis kui kirjutab, see kriitiline kriitik kirjutab veel hästi, siis on nagu wow, ma olen nii suur tegija. Sa mõtled, et see on üks inimene. Oma arvamusega põhimõtteliselt. Ta räägib endast praegu tegelikult rohkem kui teosest. Ja see on nii huvitav, aga meil on need autoriteedid, kelle suhtes meil nagu wow, et nüüd see kriitiline kriitik ütles paar sõna head minu loomingu kohta, ma olen nii tänulik. Ja see on just hästi tobe. Et ma olen ise seda ka tundnud ja teinud, aga mulle tundub see tobe, et me kuidagi ülistame ka kõik seda sükust lahmivat kriitilist kriitikat. Tegelikult peaks ikkagi kirjutama, mulle tundub nagu Ursula Le Guin räägib, et suhtled autoriga, saadad talle kas või selle valmis arvustuse ja küsid, et täpsustavad küsimusi või lähed tal tagasisidet sellele tekstile anda ja siis niimoodi edasi-tagasi põrgatades. Aga see eeldab, et sul on huvi tegelikult ka teose vastu, sul on aega, et sul ei ole seda, et mul on 3 nädalat, loen ruttu läbi ja kirjutan mingi asja valmis, eks ju. Et see eeldabki sellist hoopis teistsugust suhestumist kunsti ja teise inimese loomingusse, mis ma arvan tegelikult on hästi normaalne jätkusuutlik, aga mida me tihtipeale ei tee.
Mul ka see kõige esimene raamat ma sain ikka kõvasti vastu päid ja jalgu sellega ja siis tagantjärele ongi, ma olen sama mõelnud, et issand jumal, et ma olin 20, täis beebid, käid ülikoolis, mingi sööd oma kiirnuudleid ja elust ju mitte midagi ei tea. Ja kui siis tulevad mingid suured autoriteedid ja igal pool kirjutavad Loomingus ja kirjutavad, ma ei tea, Eesti Ekspressis igal pool kirjutavad, et Eija Uus ei oska seda ja Eija Uus ei oska seda ja üldse nagu Eija Uus, ma ei tea, mingi eputab oma keelekasutusega ja nii edasi. Ja siis mäletan, toona mul oli mingi, et okei, ma lähen siis ära ja palun vabandust, ma ei ole sega teid, et siis et mingitel hetkedel ma olen imestanud, et kuidas ma jätkasin kirjutamist pärast seda, et tegelikult võib-olla nagu sinnamaani ma olingi siukene pigem alati hea tüdruk olnud koolis, hästi tubli tüdruk ja hästi nagu proovinud kõigiga läbi saada ja nii. Ja et vabalt keegi teine minu asemel lähekski kivi alla selle peale. Tal on lihtsalt, ma ei julge enam ennast sinna välja panna. Aga neid juhtumid on ka olnud tegelikult, et minu just Hiram oli see, kelle Mõru Maigu kohta öeldi ka väga halvasti ja Hiram ei ole rohkem kirjutanud. Et tegelikult ma olen täpselt sama mida sina, et vabandust, et ma üldse nagu siin midagi kirjutasin, et ma siis enam ei kirjuta. Õnneks seda ei juhtunud, sest et mul on ikkagi jäärapäine iseloom ja mul oli täpselt see vajadus ikkagi tõestada vastupidist, eks ju. Aga väga paljudel ei ole seda iseloomu ja seda nahaalsust ka, et öelda, et kulge, et teil ei ole õigus. Ja nad usuvadki, mida need autoriteedid siis ütlevad. Ja kes need autoriteedid tihtipeale on, vaatad, mingid, ise need inimesed ka eriti palju kirjutanud ei ole, mõni kriitik oli üldse ise kirjutanud tegelikult Loomingut, et mõtled, et tegelikult me usume mingisuguseid inimesi, kes teab, võib-olla praegu, kui ta oleks arvaks teistmoodi, aga tol hetkel oli vaja mingitel asjaoludel öelda niimoodi. Ja ongi, eks see võibki ära ehmatada ja selles mõttes ma olen nagu, mul endal on sügavalt vastumeelsed tegelikult sellised võtted, et ei saa öelda, et ma olen ise päris vaba olnud neist, et mingi hetkel mul ka on piir, kus ma mingi juuda, see on lihtsalt nii halb näitus või see on nii halb teos, ma just pean kirjutama sellest midagi nagu, aga tihtipeale ma olen ikkagi nagu, aga mul vastas, debütantidega mul on küll see, et ma ei kirjuta elu sees kriitikat. Ma pigem jätan arvustamata selle teose. Ja sama, et debütantide raamatuid ma ei võta kunagi nõuks maha teha, sest et ma tean, ma olen ise olnud selles olukorras, kus sa tunned, et vabandust, et ma üldse siin hingan, elan ja kirjutan, et ma arvan, et see ei tohiks olla päris nii. Muidugi, inimene peab aru saama, et ta võiks areneda, inimene tuleb, aga see ongi see, et on debüüt. Nagu, ja tihtipealt tagantjärele ikkagi mõtled, ei, tihtipealt debüüdid, kui neist räägitakse, kirjutatakse vastupidi, on just head, et nad võivadki olla vastuolulised ja ambivalentsed, see ei võta neilt nagu seda kvaliteeti vähemaks. Ja teistpidi, kuidas ma saan lugeda seda teost nii, et ma ei peaks kogu ütlema, et oi, küll see oli halb nagu, et pöörata nagu see pilk ka iseenda suunas ja öelda, et nii, miks mulle see teos näiteks ei meeldi. Mitte olla nagu, see on halb, et see on nagu, miks mina praegu kogan seda sellena. Miks see mind trigerdab ja miks see mind närvi jääb. Täpselt, ja miks see mind trigerdab ja miks see mind närvi jääb. Ja see on olnud ka päris tervislik tegelikult. Aga ma ütlen, ma saan aru, inimlikult vaatest see on ka raske asi, mida teha, aga teistpidi ta ei ole võimatu. Aga ma olen nõus, et inimeste tööd ei saa lihtsalt nagu, sa ei saa lihtsalt astuda peale ja öelda, et kuule, see on pask. Sa ei saa. Nagu see ei ole, siis vaata juba peeglisse. Mulle tunneb, et see on see koht, kus ise endale peeglisse vaadata, mitte vaadata seda teost ja öelda, et kuule, tead, mis ei. Aga millegi pärast sellised inimesi on vähe ja kriitikat ikkagi peetakse heaks, kui ta on tõesti selline lammutav, hävitav, ma ütlen mida, ja siis on seal, sa loed ja siis saad aru, et küll ta on nautinud selle kirjutamisest, ta näitab oma eruteeritust ja kui ta on ikka üle sinust, aga ma ei saagi kirjutada ju selles mõttes, ongi see, kuidas mina kirjutan 20-aastase debütandi raamatust minu praeguse nagu kogemuse pealt. Ma ei saa, sa pead asetama ennast sinna kohta, kus on tema. Sa pead asetama endast sellesse keskkonda, kus tema kirjutab selle infole, millele tal on praegu liigipääs, need raamatud, millele tal on praegu liigipääs olnud. Ma saa hakata arvustama teda sellest, oi, mina olen kõiki neid raamatuid nii lugenud ja ma olen ikka nii tark ja minu eesmärk on näidata, kui tark ikkagi mina olen, võrreldes selle luuseriga siin. Et see on lihtsalt hale. Tegelikult, kui inimene, kui sul on nagu vajadus ennast nagu kuidagi upitada nende vaeste debütantide pealt ja näidata, kui erudeeritud ikka sina olen. See näitab ikka natukene minust selle inimese kohta, et midagi see elus on ikka vist valesti, kui sul on tõesti vaja nagu debütantide pealt kuidagi nagu ise ennast upitada oma praeguse lugemuse ja kogemuse pealt.
Ja keegi, kes kunagi siis minu esimese raamatu ja mu teise raamatuga lihtsalt käis nagu ajalehest ajalehte igal pool kirjutas, kui pask ma olen, vabandust, siis ta nüüd täiskasvanuna tuli vabandama, ta ütles, et sorry, ma tõesti nagu tol hetkel ma arvasin, et ma teen õiget asja. Ma arvasin, et minu töö on umbes, et ma pean seda tegema ja näitama kõigile, kui halvasti ma sellest arvan ja et siis nagu teised ei loeks seda ja nii edasi, et umbes arvas, et tal on mingi püha keep ja et ta nüüd nagu päästab maailma minu tekstide eest. Aga siis mul oli mingi, et vähemalt kena, et sa nüüd nagu täiskasvanuna saad aru, et see seegi hea tõesti, mõni ei jõua sellenigi, mõni paneb ikka edasi. Ja, aga kui see luulekogu, kas sinu jaoks luulekogu sünnib kuidagi tervikuna või sa lihtsalt nagu igapäevaselt kirjutad luuletusi mingil hetkel ja siis vaatad, et okei, mul on 60 luuletust, nüüd ma panen kogusse või et sa hakkad nagu teada, et ma tahan nüüd sellist kogu teha, ma tean, et seal peavad olema need teemad, see peab olema selline tervik ja sa hakkad nagu seda teost looma? Pigem vist mitte, mis on erinev tegelikult lavastamisest. Mulle tundub, et luulel ma lasen tulla ikkagi kuidagi nagu aegamisi ja ma ei mõtle selle terviku peale enne, kui ma olen aru saanud, et nüüd on mingisugune teema nagu üle võtmas. Frankensteiniga oli huvitav see, et algne pealkiri oli ühe luuletuse pealkiri dekoloniaalne nelk, et see raamat tegeleb ajalooga, kehalisusega, feminismiga loomulikult, eks ju. Aga mingil hetkel ma hakkasin kirjutama tekste, mis ma sain aru mingist täiesti teisest nagu maailmast või et need tekstid olid ka natuke lüürilisemad, need tekstid olid hoopis teisesuguse rütmiga kuidagi. Ja siis ma sain aru, et miski hakkab üle võtma. Ja siis ma lihtsalt järgnesin sellele Frankensteinile tegelikult, siis ma sain aru, see on Frankenstein. Et see oli huvitav, et mulle meeldib natukene nagu kuidagi olla nende luuletuste või selle kontseptsiooni nagu taga natuke nagu, et kuskil, et see luule on seesama Hans ja Grete, kes pilluvad neid terakesi ja mina olen see, kes neid terakesi tegelikult natukene niimoodi otsib ja järgneb ja mingil saab aru, et see on see. Et tihtipeale mulle tundub, et või vähemalt kõik need 3 raamatut mulle tundub on küll loodud sedasi, et mina vaegamisi kirjutan ja mingil hetkel ma just ka hakkan kontseptsiooni nägema, aga mõnigi kord tegelikult hoopis mingi muust kohast tuleb mingisugune tõuge ja ma saan aru, et ja siis, kui ma saan aru, et see on Frankenstein, siis ma hakkasin juba natukene nagu sellist lihaluudele kasvatama teatud tekstidega, kus ma sain aru, et see on see kontseptsioon, nüüd võiks natukene nagu veel timmida või midagi nagu juurde panna või midagi ära võtta, et ta oleks kuidagi nagu selgem või nagu siuksem, lihavam. Aga ma ei ole väga selline inimene, kes nagu hullult iga päev kirjutaks, kuigi ma vahepeal juurutanud seda, sest mulle tundub rutiin tegelikult on päris seksikas asi ja isegi siis, kui sa ei loo mingist asju, mis on sellised geniaalsed, siis ikkagi on hea nagu sulge teravana hoida. Aga kuigi mulle tihti tundub, et ma sulge hoian teravana kriitikat kirjutada, sest siis ma nagu... Aga mingil hetkel on lihtsalt mingid aeg, millal ma ei kirjuta eriti palju tekste, luulet, ja siis on mingil hetkel, kus ma tunnen, et nüüd nad tulevad ja siis ma lihtsalt lasen neil tulla. Aga jah, muidugi, eks ma tahan natukene selles mõttes ka produktiivsem olla, sest praegu on olnud kõik raamatud tulnud 5 aasta vahega. Aga samal mõtlen, et aga võib-olla see ei ole ka kõige halvem, et päris, siin enne kui saada alguses, et ma ütlesin sulle ka, et olen endast natuke ka nagu selles mõttes nagu tüdinud, et üle-eelmine aasta tuli 2 raamatut välja ja siis ma tundsin, et see on liiga palju. Ja siis sa oled igal pool pildil ja see, ma ei tea, vahepeal tekib siuke tunne, et tahaks nagu, ja praegu on see kogumisaeg, mulle tundub, kus ma nagu loen, vaikselt kirjutan, mõtlen ja siis lasen nagu sellel luulekogul või sellel mõttel üldse settida. Et jah, võib-olla ei peagi palju kirjutama. Mulle tundub, et pigem nagu kirjutada nagu kuidagi, tõesti, need tekstid, mis peavad tulema, siis nad saavad raamatuks ja siis andada välja, siis tal on võib-olla ka rohkem selline kaal või ma ei tea. Aga võib-olla jah, samas mulle väga meeldib inimesed, kes suudavad nagu väga palju kirjutada ja kes on siuksed, nagu Jürgen Roosa näiteks, ta kirjutab kogu aeg ju. Ta võib kirjutada, ma arvan, nädalaga luulekogu valmis. Mina selleks ei ole võimeline. See on täiesti, siis see oleks väga kehv luulekogu. See oleks nagu, ma arvan, ma oleks võimeline selleks, aga ma ei ole kindel, et ma tahaks luulekogu välja anda. Nagu, võib-olla sõpradele, isegi nendele tegelikult ei tahaks saata seda. Et pigem jah, ma olen see, kes kirjutab aeglasemalt. Aga ma arvan, see on okei, et erinevad kirjanikke võib olema.
jah, sest hiljuti ju ka ilmus üks luulekogu, Tiigriaasta oli, mis sel aastal, mille point oligi see, et siis Tiigriaastal autor kirjutas iga päev ühe luuletuse ja alguses nagu see kontseptsioon on nii tore, noh, nii äge, aga siis, kui sa hakkad lugema, siis ongi see, et tegelikult kas on vaja iga päev luuletust kirjutada. Kas sul on piisavalt nagu seda kõike asja su elus ja maailmas, et sa iga päev suudad midagi kvaliteetset luua? Või siis iga päev võib kirjutada, aga kõiki tekste ei pea tegelikult panema sellesse kogusse. Et mulle tundub, et täpselt mõnikord on kontseptsioon lahedam kui see teostus ise. Et sest iseenesest on minust hea tegelikult rutiini hoida, et sest nooremale tõesti see, et kui luuletus tuleb peale, siis ma kirjutan, noh, nii võib elu lõpuni kirjutamata nagu jääda, et kui sa ootad ainult seda inspiratsiooni või seda muusat, eks ju, et ma saan täitsa inimest aru, kes ärkavad üles ja hakkavad kirjutama, et noh, siis see tegelikult, no kirjutame see loobki seda teksti, eks ju, ja et absoluutselt, aga seal tuleb, noh, luule kirjutamisel ma tunnen, on ikkagi mingisugune inspiratsiooni olemasolu vajalik, aga ma arvan, et seda saab tegelikult kirjutamise või harjutamisega tekitada. Et seda ma olen ka tundnud, et vahepeal ma olen teinud endale selliseid kirjutamisretriite, kus ma olen öelnud, et nii, nüüd kuu aja sees sa pead kirjutama 10 teksti. Ja siis ma olen suutnud seda teha. Aga kui sa nagu ei anna endale seda ülesannet, siis noh, võib elada niimoodi, et oma selle muude tööde niimoodi varjus on väga keeruline võtta seda aega, kus sa nagu, aga noh, mõnikord ma tunnen täiesti teiste tekste lugedes, eriti inspireerudes neist, et siis ma kirjutan seal tagakaanele mingisuguse asja valmis, siis ma pärast trükin selle nagu arvutisse ja siis noh, mudin, toimetan, aga või siis mõnikord tuleb mingi rida, mis nagu jääbki mulle pähe. Ma ei ole üldse selline kirjutaja, kes mingi ruttu kirjutame üles, sest pärast läheb meelest ära. Ma olen nagu mingi, aga las ta läheb. Siis ei olnud piisavalt huvitav mõte. Aga ma tean, et mõni on kohe selline, kõik tuleb ruttu kirjutada üles. Ma olen selles suhtes siuke chill kirjutada. Mingi hea mõte tuleb, kui ta piisavalt hea tuleb tagasi. Ja tihtipeale nad tulevadki tagasi. Ja siis ma juba kirjutan ta üles ja siis ta juba kuskil võib-olla laagerdub, settib. Aga mõnikord on nii, et kohe on nagu mingi tekst, noh, et ma hakkan kirjutama kuidagi esimesest lausest ja siis ta läheb. Ma ei ole see, kes kellel on nagu algus-lõpp kohe nagu ees silme ees. Et mulle pigem see, et siukas nagu natuke nagu selline sünteetiline või maagiline kogemus, kus sa hakkad mingist asjast peale ja siis sa selle kaudu jõuad mingi muu asjani, mis sind ennast üllatab. Et mul tundub, et jälle, et ma olen see, kes nagu otsib neid radu või järgneb sellele. Et ma ei ole see, kes nagu, mul on mõte, ruttu kirjutame ülesse. Et pigem see tähendus tekib nagu kirjutades. Tähendus ei eelne sellele tekstile. Et minu see on hästi põnev olla selline kirjutaja pigem. Ma siin selle Frankensteini kogu juures ka mõtlesin seda, see on vist avaluuletus, mis natukene ka avab seda Frankensteini nagu seda metafoorikat või kuidagi nii, et kas sa selle kirjutasid siis kuidagi hiljem, kui sul oli juba nagu see kogu kontseptsioon valmis või mingi hetk sul oli see luuletus olemas ja siis sa mõtlesid, et see Frankenstein võiks jääda kandvaks? Ja see oligi vist nii, et mul olid pooled tekstid juba olemas ja siis ma kirjutasin selle avaluuletuse ja siis ma sain aru, et see on Frankensteini teos, sest see tekst oli nii, ma olin nüüd ma saan aru, millest see raamat räägib. Ja siis ma hakkasin juba neid teisi tekste niimoodi sinna kirjutama, aga see tekst oli tõesti nagu keskne tekst, mis muutis nagu kogu seda asja minu jaoks, sest et enne seda tõesti oli tegemist teise raamatuga ja nii kui see tekst oli kirjutatud, ma teadsin, see on Frankenstein. Ja siis ma mõtlengi, et kas neile, kes ei ole veel lugenud, kas neile selgitada seda või ei, tead, lugege ise. Lugege ise. Aga mis raamatud sa täna oled kaasa võtnud? Ma ei toonud küll väga palju raamatud, aga ma tõin selliseid raamatuid, mis on mulle tõesti väga, väga olulised ja võib-olla esimese asjana ma tahaks Lilli Luugi kolhoosimisi esile tõsta, et Lilli Luuk tuli Eesti kirjandusse tegelikult üsna hiljuti, aga ta tuli kohe niimoodi, et ta võits kõik asjad, publiku, kriitikud ja algselt muidugi mul oli kohe nagu, aga no ma siis loen, kui hea see siis on. Ja siis mul Karoliine Pihal, kes andis loomingus arvustada seda ja siis ma võtsin, lugesin seda, ma ei mäleta, kuhu ma lendamas olin, ma lugesin lennukis ja ma olin nagu täiesti pahviks löödud, ma olin nagu, no ja siis ma kirjutasin nagu, ma näita, aga ma nagu ma kirjutasin siia ka kaas, ma inspireeris mind vaata kirjutama kohe ja mind väga harva inspireerivad tekstid kirjutama. Aga kui ma seda kolhoosimisi lugesin, ma tundsin küll, et Eesti kirjanduses on nüüd midagi, mida seal varem ei olnud ja Lilli Luuk on
ja noh, see on nagu siuke hardcore kirjanik minu arvates, et sa näed, et see inimene ei anna endale üldse nagu allahindlust oma teostele ja tekitas siukse tunde, et ma tahan ka nii hea olla. Et seda raamatut ma soovitan küll kõigil lugeda. Suveraamat Tuve Jansseni on lihtsalt minu ammune lemmik olnud, et ma arvan, kõik me oleme veel Muumitrolli lugenud, aga suveraamat on pigem nagu täiskasvanutele raamat, kuigi mulle tundub, et seda võivad ka kõik lugeda. Ja lihtsalt see on ka jälle siuke raamat, mille juurde ma tagasi tulen, et see, kui lihtsasti inimene räägib eksistentsiaalsetel teemadel, ja kuidagi nagu see Tuve elutunnetus on kuidagi olnud hästi kuidagi eluterve. Et ma alati, sel suvel ma pole küll seda lugenud, aga ta on mul alati kuskil riiulis olemas, ma nagu vaatan vaikselt ja siis kui ma juba vaatan seda, et ma ütlen, mul on see raamat olemas, väga hea. Et jällegi, et kui tahta mingisuguseid selliseid elulisi vastuseid elulistele küsimustele, siis ma arvan, et suveraamatu juurde tasuks pöörduda. Michael Marderi Taimõtlemine on ka võib-olla, millal ma lugesin esimest kord inglise keeles vist seda Plant Thinking ja tema pöörab nagu põhimõtteliselt seda lääne metafüüsikat pea peale, sest et kui lääne metafüüsikas me tihtipeale peame taimi selliseks, inimene, loom, taim, ta on kuskil seal madalal, siis tema just otsib sellist nagu taimset alget inimestest ja seda, et mida me võiks taimedelt õppida ja tõenäoliselt on hästi filosoofiline raamat, aga mulle tundub, et inimesed, kes tahavad kuidagi aeglasemalt kulgeda, et nemad võiks seda taimõtlemist lugeda, et jällegi ta on justkui populaarteaduslik, ta ei ole keeruline kirjandus, aga loomulikult ta räägib seal sellest siis Aristotelesest ja kuidas üldse taimedest on mõeldud ajalooliselt, aga ta pakub mingi oma nägemuse sellest, mis on minu arust hästi tore, et taimedelt on hästi palju õppida, et ma ei ole kunagi taimi eriti nagu tähele pannud, ma olen pool elu, ma arvan, taime pime isegi olnud, aga viimastel aastatel ma olen kuidagi mudinanud ennast lähemale taimedele ja mulle väga meeldib taimedega rääkida, mulle meeldib, kui mul on taimi palju kodus, et ja üldse kuidagi, ma arvan, et meil on taimedel tõesti hästi palju õppida, et seda aeglast kulgemist ja sellist risoomsust, sellist sellist avatud avaliolekut, et Michael Marderit ma väga soovitan. Ma segan vahele, et üks raamat, mis mul on suvilas, on Vetsus, et külalised saaksid vaadata. On siuke küllaltki rohkete piltidega, kuidas olla rohkem puu. Ja siis ongi niimoodi, et see on lihtsalt nagu joonistus ja siis kõrval on lühikene tekst, et näiteks, et kuidas olla rohkem vaher, kuidas olla rohkem palm ja siis ongi nagu iga puu kohta on kirjutatud, et sellelt puult sa võiksid õppida näiteks resilientsust, et see puu, ma ei tea, paneb endal okkad talveks kinni või et sellelt puult sa võiksid õppida nagu, ma ei tea, loomingulisust, sellepärast, et selle puu lehed lähevad vahepeal, nii edasi, et siis ka see taimedelt õppimine. Ma tahan nüüd seda raamatut ka endale, sest see on nii lahe kuidagi ja sa hakkadki, mis on huvitav, sa hakkadki teadvustades neid, sa hakkad rohkem pöörama neile tähelepanu, sa hakkad, et sind huvitab see tõesti, et kuidas mingi taim reageerib mingile asjale või kunagi ühe lavastuseks me isegi tegelesime siukeste asjadega, me tegemisega taimedega, tõime taimed proovisaali, unistasime nendega koos, ka vahepeal tegime pisikesi uinakuid, üritasime taimeund näha, üritasime nagu kuidagi kulgeda nendega koos, et mis siis juhtub, kui me tegelikult võtame neid tõsiselt ja teadvustame neid ja nad ei ole kuskil ainult mingites teatud kohtades. Ja tegelikult oli päris huvitav, siis mediteerisime, üritasime kuidagi taimed rohkem olla ja tundsime kusjuures seda, kui vägevad me oleme, et meil on nagu ühendus maaga, ühendus taevaga, me saame nagu kõige nagu kaugemat pilve tegelikult tajuda, kui vaja, et see oli ka hästi huvitav kogemus, et me mõtleme küll, taim lõikad maha, et ta on nõrk, aga tegelikult nagu meile avanes hoopis teine maailm, et vastupidi, et taim on ühenduses kõikide teiste elementidega, et tegelikult ta on just midagi väga vägevat ja tugevat, aga see, kuidas me tihtipeale näeme, seda on selline, mis lõikad maha ja kõik elu läbi, tegelikult ei ole, et need on ju võrsed ja kõik need juured on endiselt alles ju ja nad on ühenduses kõikide nende seentega ja puudega ja kõik suhtlevad oma vahel, et mulle tundub see nagu väga huvitav maailm, millesse mulle nagu endiselt väga huvitav sügavale nagu minna. Charlotte Perkins Gilmani The Yellow Wallpaper on nüüd küll siuke nagu
ta on nagu novellilaadi raamat ja ma tõin seda sellepärast, et Kertu Moppel tegi selle lavastuse Draamateatris, kus ma mängin ka näitleja rollis isegi. Ja Kollane tapeet siis ja see räägib ühest naisest, kes hakkab nägema oma toas seda tapeedis mingisugust mustrit ja sellest mustritest hakkab nägema naist. Aga põhimõtteliselt sel naisel on tegelikult sünnitusjärgne depressioon ja see räägib ka tegelikult tolle aja sellisest olukorrast, kus ka need keskklassi kuuluvad naised, et kui neil oli mingisugused närvivapustused või sellised vaimsed tervisehäired, siis need pandi nagu, seda nimetati the rest cure, et sa ei tohtinud lugeda, sa võisid lamada, sa ei tohtinud jalutada, sa vist olidki selles ühes ruumis kinni ja see pidi siis kuidagi siis tervendama naist. Et ükski nagu selline loominguline tegevus sellega ei tohtinud tegeleda, et see oleks kõik veel hullemaks teinud. Ja selles mõttes, et mulle tundub, et seda peetakse tihtipeale ka selliseks, vähemalt valge feminismiga üheks tähtsamaks teoseks. Ja ma soovitan seda lugeda, sest et tegelikult see, kuidas see Perkins kirjeldab seda, mis seal tapeedis või seal mustris kõik toimub, ta on väga psühhedeelne raamat. Samast on täiesti, ongi ta ilmselgelt feministlik, muidugi tänased feministid juba vastustavad Perkinsi enda sellist, ta oli eugeenik, ta oli selles mõttes rassist, aga valge feminismi sellise tähtteosena teda kriitiliselt ikkagi tuleb lugeda. Aga ma arvan, et siin on nagu endiselt, mida endaga kaasa võtta ka praeguses maailmas tegelikult. Nii, Gregor Kulla-Veenar, meie viimast aastat ma arvaks selline kirjanduslik superstaar ja samuti sai ka päris ka ambivalentse, ütleme nii, retseptsiooni osaliseks. Aga mulle Gregor väga meeldib, ta mõjub mulle hästi värskena. Et tema arusaam tekstides, nagu me näeme, et need on luuletused, see on nagu üks just pikk teaduse vool, aga ta kirjutab nii, ta mängib mulle tundub selle vormiga hästi palju ja ta kirjutab, ta kasutab hästi palju slängi, ta on hästi noortepärane. Aga mulle tundub, et kui me tahame nagu aru saada või natuke nagu, kui meid huvitab see, kuidas noored mõtlevad või räägivad või ma arvan, et Gregor Kulla-Veenar on üks asi küll, mida võiks tegelikult lugeda. Ja mina ka Gregorit selles mõttes ei karda, et ta on ka selline ühiskonnakriitiline, aga ta on ka eneseirooniline, et seal ei ole ainult seda, et maailm ja ühiskond ja vaid seal on kväärsus, seda on elu janu, ta kirjutab ka siin pornos, ta kirjutab WC-s käimises, ta nagu, tal ei ole need filtreid just, aga samas seda on nii vabastav lugeda, sest tihtipeale me võtame kirjandus on selline püha, et see ei vägisõnu ei tohi kasutada, olmest ei tohi kirjutada, siis sa oled mingi kahtlane realist, eks ju, siis endast jumalaid, kui ta kirjutada, siis sa ja ka ei ole kirjutaja, sest et kujutusvõimet siis ei ole. Aga Gregor kuidagi suudab kõike seda teha hästi mänglevalt ja ma tõesti soovitan Eestis kinkida, ise lugeda, et hästi värske teos. Jüri Eelvest ammune lemmik, Elli Lend on, ma arvan, üks kreisimaid teoseid Eesti kirjanduses ja Eelvest kahjuks ei elanud väga kaua, ta sai infarkti USA-s, vist oli 39 lausa siis, et aga ma olen nüüd kogu tema loomingu läbi lugenud ja mulle tundub Elli Lend on jälle, kui ma siin vaatan, ma olen siin ikka kirjutanud, ma olen siin alla jooninud ja mingeid asju teinud ja jälle üks teos, mis hullult inspireerib, hästi keeruline mingis mõttes teos, mida lugeda, sest ta räägib eksistentsist, ta on ka väga filosoofiline teos, väga metafüüsiline teos, aga samas ta on ka jälle siuke mingi iroonia, mingisugune selline, mingi mõnus mänglavus, selline nagu ma isegi ütleks nagu intelligentne nagu nahaalsus, aga samas ta ei mõju kuidagi nagu sellised, mõnikord, kui sa loed mingisugust väga intelligentset asja, siis sa mõtled, oi, sa üritad kuidagi nagu tark näida, aga ta ei ürita tark näida, vaid mulle tundub, et see ongi see viis, kuidas tema nagu maailma näeb ja see on pigem selline nagu ja mulle alati kuidagi meeldib lugeda ja aru saada sellest esimene lause peab meil hullult köitma nagu raamatus ja ma mäletan, kui ma lugesin seda esimest lauset siin, kui sa nüüd lubad, ma loen korra ette, siis ma olin kohe nagu, see on huvitav. Marlene Dietrichi mälestustes olid read, mis meenusid mulle alati, kui naabri Elli 61. korteri sekspomm laupäeva hommikuti vaipa kloppis. Ja ja sa loed siukest asja, sa oled kohe nagu see on küll huvitav lause. Ja siis räägi veel. Räägi veel. Et Jüri Eelvest ja Elli Lend ma tõesti soovitan tema teostes võib-olla nagu vähemalt alustada sellega. Teosed teised on võib-olla natuke vähem või rohkem kuidagi ligipääsetavad, aga see Elli Lend, see on
jah, et korduvalt olen üle lugenud ja ikka lõpuni ei saa aru ja see on okei. Aga ta ikkagi kuidagi kästab see tema, ta on tõesti, ma arvan, kordumatut kahju, et jäi nii lühikeseks tema elutee. Ma arvan, sealt oleks võinud tulla midagi väga vägevat veel. Ja. Lucia Berlin, keda ma ka väga armastan, tema on nüüd ilmunud ka Jüri Kolgi tõlkes meil eesti keeles ja mis on mul ka kodus riiulil olemas, aga ma kuidagi eelistan ikkagi inglisekeelset versiooni. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda lugesin, Lucia Berlin on ka siis Ameerikast pärit kirjanik, aga ta oli selline, kes reisis igatepidi, sest et vist ta isa töö tõttu ja tegi hästi palju lihtsaid tööd oma elus, kirjutab hästi palju suhetest, tal oli lõpuks 4 last, kõik poed, 3 abikaasat ja ta oli ka alkohoolik, sõltlane. Aga see kuidagi jälle tema selline eluterve naise elust kirjutamine täpselt nendeks lihttöödest ja ta on lihtsalt nii naljakas, ta on nii inimlik, ta on nagu et sa saad aru, et isegi kui meil on nagu nii raske, meil on võimalik tegelikult kirjutada nendest olukordadest kuidagi nagu võimestavas võtmes. Ja mulle nagu, ja loomulikult, kui ma olen selline ilmselt, mulle meeldivad ilusad naised. Kohe ma näitan, teine ilus naine ka veel. Et juba selle kaanet, et ma mäletan, keegi mulle tuttavad, ütles, et see on hea raamat, siis ma lugesin, et see on hea raamat. Et Lucia Berlini ma tõesti soovitan lugeda ja sorry Jüri, aga ma soovitan lugeda seda ikkagi originaalkeeles. Et nagu kõiki tegelikult raamatut, kui meil on võimalik, lugege originaalkeeles. Originaalkeeles kahjuks mina Lispektorit ei saa lugeda ja see on mu elu, ma arvan, suurim tragöödia, sest et Lispektorit ma lihtsalt armastan ja see Tähetund ma nüüd siia sõites ka hakkasin lugema, nagu me näeme, hakkasin uuesti lugema ja see on nagu legaliseeritud narkootikum põhimõtteliselt. See on selline kirjandus, kus sa loed ja see lause juba lihtsalt lööb sind pahviks ja sa lähed selle lause juurde tagasi ja sa võid seda lauset lugeda 10 korda ja sa lihtsalt oled nii lummatud sellest maailmast ja sellest loomest ja Lispektor oli Ukrainast, eks ju pärit, aga ta emigreerus väga noorena Ladina-Ameerikasse ja selles mõttes on tegemist minu jaoks ikkagi ühe ilusama, müstilisema, jälle filosoofiline mõtleja, et nagu ma ütlesin, see on legaliseeritud narkootikum, sa loed ja see lihtsalt läheb teadvust kuskile mujale ära ja sa lihtsalt naudid seda, sa saad aru, et see ei ole, see ei ole kirjandus, sa loed mingit, ma ei tea, see on nagu mingid tunned. Otseveeni ja just kui alustada Lispektorist, alustage pigem Tähetunnist, sest et natukene siin mul, aga Tähetund on ta on ligipääsetav, ta on lühikene, aga see nagu, see on selline kirjandus, mis jääb sinuga, mis lööb sust midagi uppi, nagu heas mõttes. Ja siis ma lõpetan Karoliina Pihelgaga, kes andis see aasta välja Ikka veel luulekogu ja see on selline, see on hästi huvitav, mulle tundub, et Karoliina Pihelgas oli kunagi nii vihast raamatut veel kirjutanud, et see juba meenutab mulle sellist Grigorjevat mingis mõttes, et mina lähen see aina mahedamaks, Karoliina läheb aina vihasemaks, ja midagi selles, nad kirjutabki, mis on selles samas luulekogus, mis on veel parem, kui olla noor vihane naine. Keskealine vihane naine, ja veel parem võib-olla on pensionärist vihane naine olla, nii et loodame seda ka. Aga põhimõtteliselt lähisuhtevägivald, toksilised suhted, patriarhaat, naiseks olemine, vägistamise teemad, et kuidagi ma saan aru, miks Pihelgas on oma tekstides aina vihasemaks, et mulle tundub, et ta on jõudnud kuidagi ei saa enam vait olla. Ei saa enam vait olla ja ta on mingid asjad endale võib-olla kuidagi nagu selgeks teinud kuidagi, et ei ole võimalik abstraheeritud ja sellises lüürilises laadis rääkida asjadest, mis on tegelikult väga valusad, väga elusad ja mida kogevad tegelikult väga paljud. Et siin ei saa midagi nagu sukrustada, makustada, et mõned asjad siin maailmas vajavadki sellist keelt ja sellist lähenemist nagu siis Ikka veel. See luulekogu pealkiri ütleb, et Ikka veel, eks, et me ikka elame selles maailmas, kus teatud liiki vägivald on väga prevaleeriv. Et ma soovitan seda raamatut ka, et rohkem ei viitsinud kodust tuua, et kindlasti on veel teisi, aga need on võib-olla need, mida ma nagu 100% julgen soovitada inimestele, isegi neile, kes on kirjanduskauged, et need on kõik sellised raamatud, et mis on, ma ütlen ka, Eelvesti Elli lend on täpselt selline, et isegi kui aru ei saa, siis ikkagi mõjub, et mõjub väga hästi. Hetkeks on selline, et midagi ei saa aru, aga ma naudin. Et jah.
kas sa loeksid meile lõpetuseks palun ühe enda luuletuse? Ja loeksin, ma muidugi suur kihku oleks lugeda seda Frankit, aga Franki on nagu nii pikk tekst, et ma loeks ühte mu lemmikluuletust siin. Ma olen seda mitmes kohas lugenud, aga ma arvan, see on okei, kui ma olen seda siin ka. Nii. Kus ma vaatan sulle otsa? Võid vaadata kaamerasse. Sellesse? Okei. Sa ei pea mitte kellelegi meeldima. Sulle ei pea mitte keegi meeldima. Sa ei pea mitte kedagi armastama. Sind ei pea mitte keegi armastama. Nüüd üks normaalne luuletus lõppaks reaga, aga hea oleks muidugi. See luuletus on siin selleks, et näidata. See ei pea nii lõppama. Mic drop. Mul ei ole varem niimoodi juhtunud, et kõik need leheküljetäis küsimusi, mis ma olen saatekülalisele kirjutanud, ma ei ole ühtegi nendest jõudnud küsida. Siis peame su millalgi tagasi kutsuma. Ilmselgelt ja aitäh kutse eest. Suur aitäh, et sa tulid ja andsid väga palju mõtlemisainet ja ma loodan ka, et inimestele, kes veel mõtlevad, kas hakata kirjutama, et siis ka väga palju julgustust, et see, mis meil on öelda, see on oluline ja nii palju erineva kirjanduse jaoks on tegelikult maailmas ruumi. Absoluutselt ja minu nagu lõpu moto kõigile, et olge cringe'id, kandke roosat ja ärge kartke kirjutada. Aitäh teile kuulamast, vaatamast ning jääge lugemiseni.